nüüd üks liiklusõnnetuse möödunud aasta viimasest päevast, kus buss Keila-Joa teel libedaga teelt välja sõitis. Bussis oli õnnetuse ajal 30 reisijat. Kes kurat peaks neid teid seal hooldama, jääb meile täielikult arusaamatuks, sest ilmselt ei ole seal teed vist mitte kunagi korras olnudki. Vähemalt pole meie silmad seal sellist pilti näinud. Mis nüüd aga bussi puudutab, siis sellel olid rehvid nii siledad nagu põrsakärss. Kui netikommentaare uskuda, siis oli osa reisijatest eelmistes peatustesse selle bussi pealt maha läinud, sest nemad ei julenud oma sihtpunktini selle bussiga sõitagi. Bussijuht olevat nimelt kihutanud. Kes siin rohkem süüdi on, kas tee hooldajad või bussifirma, selle peavad need asutused ilmselt omavahel selgeks vaidlema. Selge on aga ometi see, et tehniliselt mittekorras sõiduriistaga reisijaid vedada on lubamatu. Samuti on lubamatu panna piiratud mõtlemisega inimest, kes õnnetust ette näha ei suuda reisijaid vedama. Juht peab ikka oma oskustele ja teeoludele vastava kiiruse valima. Paraku päris ilma reisijate veota me ka toime ei tule ning nii kogutakse meie kõigi taskust teede ehitamiseks ja remondiks raha. Paraku jõuab see harva õigesse kohta ning kui kusagil teid tehakse, siis juhtub see ikka enne valimisi ja teed lagunevad kohe peale valimisi ära. Ning nende remondiks ei leita enne raha, kui valimised jälle ukse ees. Põhjust tuleb siin otsida mitte selles, et valijatel oleks nagu mugavam mööda head ja siledat teed valima tulla, vaid ikka sellest, et eks võimul olevad parteid peavad kusagilt raha järgmisteks reklaamikampaaniateks saama. Pole veel teada juhust, et kord valmis tehtud teid oleks üles võetud ja vaadatud, mis seal tee sees õige on. Et siis otsustada, kas raha paigutati teesse ikka nii palju kui paberitele märgitud või on osa raha tuul vahepeal pakist minema puhunud.